Tere tulemast kuulama Inspiraatorid podcasti. Mina olen Sigrid Säga ja igal nädalal toon sinuni enda mõtteid või pean vestlusi erinevate inspireerivate inimestega, kes jagavad praktilisi tööriistu ja strateegiaid, mille abil sina saad kasvatada oma sissetulekut ja positiivset mõju teiste eludele. Ja kui sa tahad osaleda meie podcastide salvestusel laivis, siis liitu ka meie Inspiraatorid nimelise Facebooki grupiga, mille lingi leiad podcasti kirjeldusest. Ja siit tuleb meie tänane episood. No nii, tere imelist taaskordset õppimisneljapäeva. Täna ma jagan sulle natukene just mõtteviisi koha pealt. Meil on olnud väga mitmeid siin osasid ja laive selle kohta, kuidas teha mingisuguseid tehnilisi asju ära või mingisugused väga konkreetsed olukorrad. Aga me ei ole väga palju puudutanud erinevaid mõtteviisi osasid. Ja ma mõtlesin, et täna ma tahaks jagada sinuga ühte kõige tähtsamat sellist mõtteviisi või hoiakut, mis just alguses eriti oli minu jaoks päriselt see, mis aitas mul üldse edasi tegutseda. Sellepärast, et just alguses kipub olema meil neid kohti, kus me satume mingisuguste probleemide otsa, mis meie teadmatuses tunduvad olevat sellised, et ei ole mingisugust lahendust sellele või et ei suuda seda üles leida, aru saada, et kuidas see asi toimib. Ma jagan erinevaid olukordi, kus see mõtteviis on mulle kasuks tulnud ja võib-olla see aitab sul näha ka seda, kus see sulle võib kasuks tulla. Ja ma jagan ka erinevaid meetodeid, mida ma olen siis selle mõtteviisiga kasutanud, et päriselt need lahendused ka siis leida. Ja läbi nende tööriistade sa tõenäoliselt samamoodi saad oma olukorrad palju kiiremini ära lahendatud versus siis see, kus mina võib-olla alguses olin. Aga üks koht alustades päris alguses, kus minul oli tõesti see olukord, kus ma tundsin, et ma ei tea enam. Ja alguses, kui ma olin üldse kogu seda süsteemi üles ehitamas, oma meiliturundusplatvorme, kõiki maandumislehtesid ja asju, see oli väga suur asi, mida kõike korraga võtta. Ja kuna mul oli seal tuli takus, olles teinud selle $20,000 investeeringu iseendasse, mille ma pidin igakuiselt enda kinni maksma, siis mul ei olnud aega justkui tegeleda probleemidega või vähemalt jäi selline mulje mulle, et need probleemid olid alati need, mis tekitasid hästi palju pinget, sest et need tuli kiiresti lahendada, aga kui sa oled kokku puutunud tehniliste asjadega, siis võib-olla sa oled ka märganud seda, et tehnilised asjad kunagi ei hüüa ette, et nad tulevad ja tihtipeale nad tulevad täpselt siis, kui sul ei ole aega nendega tegeleda ja siis tuleb ikkagi nendega tegeleda. Ja ma mäletan seda, kui ma istusin seal arvuti taga ja ma olin selles kohas, kus ma päriselt hoidsin kätega nagu juustest kinni ja olin valmis käega lööma, samas teades, et ma ei saa käega lööga, mul tuleb see asi tööle panna. Ja tihtipeale selles olukorras, mis meie meel teeb, ja ma märkasin seda võrreldes varasemate olukordadega, sest et see ei olnud esimene kord, kus ma olin olukorras, kus ma tundsin, et siin ei ole lahendust. Või et see lahendus kuidagi ei taha minuni jõuda. Aga mis oli erinev selle tollel korral siis, kui ma istusin seal ja olin tõesti väga frustreeritud sellest, mis tehnilised errorid mul ees olid ja ma ei teadnud, kuidas neid lahendada, täiesti uus platvorm. Kõik kohad, kus ma olen otsinud, ei ole seda vastust olnud või seal, kus see peaks olema, siis ei ole seda olnud ja mingisugune ühe parandad ära ja siis tuleb teine error. Et see oli see olukord, aga mis oli teistmoodi, oli see, et mul tõesti ei olnud taganemisteed, kui varasemalt oligi see, et ma lõingi käega. Siis sellel korral ma ei saanud käega lüüa, mul tuli see asi käima saada. Ja mis veel aitas selles kaasa, oli see, et ma olin ülitähelepanelik sellel hetkel, sellele, kuidas minu mentor neid asju tegi. Ja ma isegi rohkem võib-olla sellest poolest, et mida ta õpetas, ma jälgisin seda poolt, kuidas kõik need süsteemid temal ka toimisid. Ja ma olin näinud näiteks seda, et Zoomis peaks saama panema countdown video, näiteks see oli üks esimestest asjadest. Aga ma ei leidnud Zoomist ühtegi kohta, kus Zoom ise looks selle countdown video või saaks nagu luua. Ja siis oligi see, et ma tean, et see on võimalik. Ehk siis vähemalt see teadmine oli olemas. Ma tean, et see peaks olema võimalik,
aga mul pole õrna aimugi, kuidas seda tehakse. Ja seal nendel hetkedel, kus see frustratsioon oli, kuna mul ei olnud taganemise teed, mul oli see asi vaja käima saada, siis ma sain üle sellest, kuhu tavaliselt ma kinni jään, see sein, et ma löön käega. Ja ma suutsin enda käest küsida selle, et okei, et kui kuidagi ei saa, siis kuidagi ikka saab. Mis oleks see järgmine asi, kuidas ma saaksin paremini teada, kust kohast ma võiksin selle info saada, kuidas ma selle asja tööle panen. Ja tollel hetkel tundub nagu tegelikult väga loogiline samm, aga selles ma olen näinud väga paljusid inimesi nüüd ise ka coach ides, kus sellel hetkel ei mõelda selle peale või kuidagi ei taheta tulla selle variandi peale, et guugelda. Ja vahepeal on tõesti see koht, et alguses, kui sa hakkad guugeldama, siis sa ei oska kuidagi kirjeldada seda probleemi. Ja siis läheb aega selle otsimisele, et kuidas ma seda päriselt siis kirjeldan, et ma saaksin sealt otsingust endale sobiva lahenduse variandi. Aga minu jaoks tollel perioodil tõesti guugeldamine hakkas saama selliseks default tegevuseks või siis nii-öelda vaike sätteks, et kui ma olen mingi probleemi taga, siis selle asemel, et minna haletsema iseennast kuskile või siis ma läksin päriselt Google'sse ja hakkasin erinevatel viisidel guugeldama seda. Ja kõik probleemid tol hetkel tegelikult said lahendatud. Nüüd, mis olid järgmised etapid, kus tõenäoliselt see frustratsioon tekib ja tekib jälle see tunne, et kuidagi ei saa seda ju teha. On see, kui sa hakkad kasutama järjest rohkem erinevaid programme. Ja kui me räägime siin, eks ju, meiliturundustarkvaradest, mis on tavaliselt eraldiseisvad, siis kui sa liigud kodulehe juurde, siis tõenäoliselt tuleb sulle kodulehe platvorm ja siis järgmine tegelikult või isegi enne kodulehe tegemist sa tõenäoliselt puutud kokku sellega, et sul on vaja luua mingisugune maksesüsteem. Maksesüsteem võib ka olla täiesti eraldi platvorm. Ja siin nende erinevaid, mida rohkem sul on erinevaid platvorme, erinevaid selliseid programme, mis sul oleks vaja siis omavahel sobitada, seda rohkem sa tõenäoliselt satud kohtadesse, kus sa tunned, et ei saa. Näiteks kui me hakkasime siis alustajatele, koolitajatele õpetama erinevaid programme, siis tekkis seal tegelikult üks küsimus, kuna mina ehitasin üsna varakult oma kodulehe, aga kui päris aus olla alustajatele, koolitajatele, üldse nagu alustajatele, ettevõtjatele, ma ei soovita minna oma aega panema kodulehe loomisse. Sellepärast, et väga see esialgse vajaduse, näiteks maandumislehe järgi, saab täiesti katta ka meiliturundusprogramm, sest seal on maandumislehtede loomise funktsioon täiesti olemas ja kuna ma tean, kui palju aega ja ressurssi läheb sellesse, et esiteks õppida, kuidas kodulehte teha ja siis veel seda päriselt teha, siis ei ole see kunagi alguses esimene asi, mida ma soovitan teha just sellepärast, et see ajakulu tihtipeale lükkab inimestele edasi tegelikult tähtsate asjade tegemist. Koduleht ei ole vajalik, et teha juba esimesed müügid. Koduleht ei ole vajalik, et testida sinu idee vastupidavust nii-öelda oma sihtrühma ees. Et need on kõik palju tähtsamad kui koduleht, aga kui sul mingil hetkel tuleb koduleht, siis on vaja kõik need asjad ühendada. Aga nende alustajate koolitajatega meil oli siiski küsimus, et kuna neil ei olnud kodulehte, mis ühendab maksesüsteemi, siis kuidas teha niimoodi, et nad näiteks kasutavad ainult Smile'it, mis on siis meiliturundusplatvorm ja kasutavad Smile'is olevaid maandumislehtesid, et teha oma pakkumise lehed. Ja nüüd tekkis meil küsimus, kuidas me saame korraldada maksmise niimoodi, et see oleks automatiseeritud. Sellepärast Smile'iga otse ei ühendu makseplatvormid. Mida see tähendab, mida see mitteühendumine tähendab, on see, et info ei liigu. Et me soovitasime küll kasutada makseplatvormina tol hetkel siis Stripe'i, sest seda sai eraldiseisvalt kasutada, sai luua selle makselehe. Aga nüüd probleem ongi see, et kuigi me saame luua Smile'is selle maandumislehe, kus inimene siis on see pakkumise leht ja seal on nupp osta kursus. Kui inimene vajutab osta kursus nupu peal, siis me saame ta nii-öelda suunata otse sinna Stripe'i makselehele. Aga nüüd probleem tekkis sellest kohast, et kui inimene on päriselt ära maksnud, siis Smiley ei saa seda infot, et inimene on ära maksnud, mis tähendab, et ei ole võimalik saata automaatset ostukinnituskirja. Mida teha? Tundub, et ei ole võimalik, sest et otseühendust ei olnud nendes võimalik teha.
aga mille peale me siis tulime, et kui jälle see mõtteviis, et kui kuidagi ei saa, siis kuidagi ikka saab, on see, et selle asemel, et inimene lihtsalt suunata kuskile tänan lehele, on tänan lehel olemas ka siis Smiley, see Smiley maandumislehele jälle siis loodud on selline tänan leht ja seal on üks tähtis nii-öelda lisaasi, mis aitab mis selle siis automaatseks teha. Ja selle lisamine, mis on siis tegelikult vorm, mis sisaldab ainult e-maili. Ja see e-maili seal peal on kirjas näiteks see, et sisesta oma parim e-mail, kuhu sa tahad oma kursuse kohta saada edaspidi infot. Ja miks see on nii tähtis, on see, et see tegelikult see on hästi lihtne samm, aga kui inimene sisestab sinna tänan lehele oma e-maili, et ma soovin sellele e-mailile oma kursuste asjade sisu, siis me saame käivitada automaatika. Me saame käivitada automaatika tänu sellele, et me saame siis, seal on see vorm, eks ju, ja läbi vormi, et kui keegi täidab vormi, saame käivitada selle, et siis ta saadab välja selle kinnituskirja ja see tänan leht on nähtav ainult nendele, sinna lehele suunatakse ainult need inimesed, kelle maksmine on Stripe'is olnud edukas. Et see on üks näide siis sellest, et kuidas me mõtlesime välja erineva protsessi sellest, et kui kuidagi ei saa, siis kuidagi ikka saab. Et saab automatiseerida ja väga palju asju just automatiseerimise koha pealt on need olukorrad, kus sa satud selle mõtteviisiga või selle võimalusega kasutada seda mõtteviisi kokku. See tõenäoliselt on mingisuguseid asju, et jällegi ma näen, et seda on tehtud. Ma näen kuskil keegi teine kasutab, see on võimalik, aga sa ei tea, eks ju, mis kõik teised programmid seal tagataustal on. Et sellisel juhul ongi täpselt see, et see on mingil määral katsetamine, aga see võtab ka natukene selliste programmide tausta teadmist, et sa oskad mõlemad programmi piisavalt hästi, et sa suudad siis leida need erinevad kohad, kuidas sa saad need ikkagi justkui automaatselt tööle panna, isegi kui automaatselt seda infovahetust programmide vahel ei ole. Teine asi, üks teine näide seoses selle automaatilise poolega, mis oli ka meil, kuna meil on Thinkificu platvorm, kus meil on kursused ja kõik ligipääsud kursusele tulevad meil läbi Thinkificu platvormi. Nii, nüüd tekkis meil see probleem, meil on koduleht, kus me kodulehe kaudu tihtipeale siis müüme läbi kodulehe e-poe, sellepärast, et seal on see Montonio maksevõimalus ja Montonio lubab siis pangalingiga maksta, mis eestlastel on lihtsalt mugavam. Nii et võimalusel me kasutame ikkagi e-poe maksesüsteemi. Et võib küll öelda, et saab ka läbi Thinkificu, jah saab, mõndade asjade puhul me teemegi, näiteks kui meil on subscription ehk siis igakuised maksed, siis need lähevad kindlasti läbi Thinkificu otsemakse maksmisele, aga sellised ühekordse maksmise kursused tavalised või sellised mikroasjad, siis me laseme ikkagi läbi kodulehe e-poe. Nüüd, jällegi kahe programmi vaheline probleem. Meie koduleht ja Thinkific ei suhtle üksteisega omavahel, mis tähendab seda, et meil ei ole justkui võimalik teha otsest automaatikat selle kohta, et inimene saaks Thinkificu kursustele kohe ligipääsu, kui ta ostab meie e-poes. Seda on võimalik luua. Selles suhtes ma ütlen, et seda on võimalik luua ühe lisaprogrammi läbi, milleks on näiteks Zapier. Ma tean, et Make ja Zapier on siis kaks programmi, mis aitavad justkui kokku tuua programmid, mis omavahel ei ühendu. Et see on alati olemas. Aga mida need vaheprogrammid tähendavad tihtipeale on lisakulu, sest et ka seal on see mingisuguste ühenduste arv, mida saab tasuta, aga mingil hetkel see muutub tasuliseks. Aga meil oli see, et me ei taha seda programmi sinna vahele panna, me ei taha tekitada lisapüsikulu funktsiooni. Mis me siis teeme? Kuidas me saame selle automaatseks teha, sest et me ei taha seda eriti näiteks, kui meil on väljakutsed ja meil on VIP-pakkumised, kuhu kohati on üle 50-60 inimese, me ei taha hakata käsitsi kõigile tegema seda ligipääsu sinna. Ja jällegi me siis, kui kuidagi ei saa, siis kuidagi ikka saab see mõtteviis. Ja kuhu me jõudsime, oli see, et kui inimene teeb ostu, siis talle tuleb kinnituskiri. Ja kinnituskirjas on siis olemas täpne info, kuidas saada ligipääs Thinkificule ja see on tehtud selles suhtes põhimõtteliselt lingile vajutamisega, sest Thinkificust saab võtta selle lingi, mille kaudu siis inimene saab palju lihtsamalt kursusele ligipääsu, ilma et ta peaks seal midagi muud tegema, kui siis lihtsalt konto looma.
ja kui neil konto on loodud, siis läbi selle lingi nad saavad kohe automaatselt selle kursuse ligipääsu endale. Ehk siis mida me lahendasime, oligi see, et selle asemel, et inimene kohe peale ostmist suunata nii-öelda siis Thinkificu lehele, kus neil on ligipääs sellele kursusele, vaid meil läheb see kinnituskirjaga, see info, kuidas saada ligipääs sinna. Ja selleks, et see ära ei kaoks, siis tavaliselt eriti näiteks väljakutse vippide puhul on meil igas kirjas, mis läheb vippidele, on seal nii-öelda kirja all olemas meeldetuletuseks see info, kuidas nad saavad oma materjalidele ligi. Sest et ka see asi kipub inimestel meelest ära minema ja need kinnituskirjad ei ole tihtipeale asjad, mida inimesed väga täpselt läbi loevad esimesel korral, kui neile seda just väga mitmelt kordi ei korrutata, et see on vaja läbi lugeda ja seal on tähtis info. Nii et sellised on mõned siis tehnilised näited sellest olukorrast ja mul oleks väga huvitav kuulda ka seda, et kui sul endal on olnud mingisugune olukord, kus sa tunned, et seal olukorras tundus ka, et ma kasutasin seda, et kui kuidagi ei saa, siis kuidagi ikka saab mõtteviisi. Et pange siia kommentaaridesse, jagage oma lugusid, sest need lood, ma arvan, et need on just nagu väga tähtsad asjad, mida jagada selleks, et ka teised näeksid, et nad ei ole üksi, esiteks nendes olukordades ja teine asi, et on võimalik seda ka päriselt lahendada, et need olukorrad on kõik lahendatavad. Niisiis, nii et vaatad sa seda laivis või vaatad sa seda salvestusena, neid kommentaare ma igatahes jään ootama, sest et need lood on tähtsad. Aga veel siis mõtteviisist, et kui kuidagi ei saa, siis kuidagi ikka saab. Ma lubasin, et ma jagan sulle ka nüüd tänast. Tegelikult vanasti ma kasutasin Google't, kui ma tahtsin neid olukordasid lahendada ja ma leidsin need nii-öelda lahendused, siis mingil hetkel hakkas iseendal siis tekkima see taju, et ma mõistsin neid programme piisavalt hästi, et aru saada, kuidas ma saaksin need tagataustal mingisuguste asjadega ikkagi kuidagi tööle panna. Aga täna on meil üks vapustav tööriist, mis ma arvan, et võrreldes Google'ga teeb oluliselt kiiremini asjad meie jaoks tehtavaks või lihtsamaks. Nimelt on selleks ChatGPT. Mul oli üsna hiljuti üks väga huvitav kogemus. Mul anti üks ülesanne. Meil oli siis tulemas webinar, millele me tahtsime teha niimoodi, et ka salvestatud kujul inimesed saavad pärast registreeruda ja saavad sellele salvestusele siis ligipääsu. Ja ma tegin seda teistsugusest enda jaoks täiesti uues platvormis, mida ma ei olnud kasutanud, ei olnud nii hästi tuttav. Ja selleks on siis ClickFunnels. Ja mulle anti ülesanne, et ma tahaksin, et see nupp pakkumisega ja pakkumise tekstiga, et tegelikult meile see pakkumine oli lihtsalt see kutse kõnele, et inimene näeks seda alles siis, kui ta on sellel webinari salvestuse lehel olnud vähemalt 45 minutit. Ja see kõlas huvitav, aga mis oli jällegi nagu see koht, mis aitab sellest üle saada, kas keegi on seda teinud ja sellele küsimusele oli vastus jah. Seda on tehtud, see tähendab, et see on võimalik. Okei, see on võimalik. Ja siis ma hakkasin uurima kõigepealt sealt tagataustalt, et kas seal on mingisugune sisse ehitatud asi, kuidas saab teha niimoodi, et nupp ilmub alles siis, kui inimene on lehel veetnud 45 minutit. Ja ma ei leidnud sealt, aga siis tuligi appi see väga usaldusväärne selles olukorras ChatGPT. Ma läksin küsisin ta käest, et kuule, mul on ClickFunnels siis selline koht, et mul on üks salvestuse leht, kus ma tahaksin, et nupp ilmuks alles siis, kui inimene on olnud lehel 45 minutit. Kuidas ma seda teen? Ja ma sain väga ägeda kiire vastuse selleks, et sinna tuleb lisada lihtsalt üks väike koodijupp. Ja lisaks sellele, et mulle kirjutati see koodijupp valmis, oli mul samm-sammuline juhend, kuidas ClickFunnels siis see koodijupp siis päriselt sisestada. Nii et esmakordselt ma tunnen, et selliste kohandatud koodijuppide lisamine, et veel rohkem suurendada kodulehtede või nende maandumislehtede erinevaid funktsioone, on tehtud nii lihtsaks ka neile, kes ei oska koodi. Ma pean ütlema, ma ei oska koodi, ma ei ole kunagi koodi õppinud, see ei ole kunagi minu teema olnud ja kui ma peaksin kunagi koodi kirjutama hakkama, siis mulle ei meeldiks absoluutselt.
aga jällegi minu jaoks oli väga äge näha, et ka mina, kes ma ei oska koodis nagu mitte midagi, sest ma ei osanud seda lugeda. Parim asi, mis ma teha lihtsalt oskasin, oli kopeerida see ja siis kleepida see sinna õigesse kohta, kus see pidi olema. et et see oli minu jaoks nüüd tänaseks selline väga hea silmi avav kogemus, kus ma näen, et ka isegi sellised asjad saab ära teha. Ja just hiljuti samamoodi tegelesin mingisuguse probleemiga, mis oli mu enda kodulehel ja ChatGPT-ga koos, see tundub nagu selline vestlus, kus me proovime koos nagu mingisugust asja parandada, mis on palju ägedam kui see, ma mäletan, et Google'ist otsimine, sest et seal sa ei tunne seda, et keegi töötab sinuga koos, et seda probleemi lahendada, aga ChatGPT-ga, kuna ta on ikkagi see, et ta võtab selle suhtlusstiili, siis see kogemus on kindlasti palju huvitavam, sest tundub, et me mõlemad hoiame kahe käega peast kinni ja proovime aru saada, mis seal valesti on. Nii et tänaseks nii-öelda see default tegevus, kui see olukord tekib, et ma ei tea, kuidas seda teha, siis minu jaoks esimene koht on ChatGPT ja see ei ole ainult tehniliste asjadega. Absoluutselt mitte. Tänaseks on see koht, et ma ei tea, mis pealkirja sinna panna, et kuule, et aita, mul on selline asi, mul on selline kursus tulemas, selline sihtrühmale, mis sa arvad, mis oleks tegelikult nagu väga hea pealkiri, et mis on erinevad pealkirja pakkumised sulle sellele. Ja need aitavad mõtte käima saada, see on erinevatel sisuloome asjadel ja ka iseenda tegelikult tundmaõppimisel just olen kokku panemas, mitte kokku panemas, tegelikult ma olen juba kokku pannud nüüd just ühte väga ägedat kursust ChatGPT abiga, kus ongi see, et kuidas teha sihtrühma uuring ja siis ka pakkumine läbi selle ChatGPT hoopis. Ja ma küsisin ta käest, et mis oleks selline hea küsimus või nii-öelda käsklus, mida ChatGPT-sse sisse panna, et inimesed saaksid palju paremini ennast häälestada. Ja mulle täiega meeldis see käsklus, mis ta mulle andis. Selle käskluse näevad täpsemalt need, kes selle kursusega ka liituvad. Aga iseenesest see, mis lühidalt toon välja, et mis ta tõi välja, on see, et ta pani rollimängu sinna sisse. Et kujuta, et sa oled minu arengutreener, minu arengumentor ja aita mul ennast ette valmistada selleks kursuseks ja see tegelikult on nii äge, milliseid asju me saame teha ja tänaseks ma lähen nagu selleni välja, et ma ei tea, mida süüa teha ja ma küsin ideesid, et mul on need ja need asjad külmkapis ja aita mul aru saada, et mis retsepte mul oleks hea sellest nii-öelda kokku panna. Et see, kui palju me saame kasutada seda nii-öelda toetamist, et kui kuidagi ei saa, siis kuidagi ikka saab, see on tõesti palju kiirem, kui see meil vanasti oli. Vanasti minu jaoks siis 4 aastat tagasi oli ja see on palju mugavam ka nende jaoks, kes tegelikult ei oska probleemi kirjeldada. Sest ma usun, et läbi ChatGPT see probleemi kirjendust vähemalt aitab selleni jõuda palju paremini, kui sa pead Google'is otsima ja täpselt panema selle õige asja sisse, et jõuda mingilgi määral selle õige vasteni või vastuseni, mida sa otsid. Nii et see tööriist tasuks endaga kaasa võtta. Ma olen järjest rohkem hakanud märkama neid kohti, kus mul see mõte vist tuleb ja ma isegi ei veeda aega, et seal ennast haletseda või halada. Vaat just ongi see, et ma võtan selle abimehe endal välja ja lihtsalt küsin küsimuse ja selgitan olukorda, et see olukord on selline. Et see, mida meile tänaseks antud on tohutult palju ja tõesti, kui mõeldes selle peale, kuidas me probleeme pidime varem lahendama, siis täna ma pean ütlema seda, et ei ole ühtegi vabandust ühelegi probleemile, sest et tegelikult lahendus on kõigile olemas, kui sa oled lihtsalt valmis tegema selle sammu ja küsima enda käest, aga kuidas saab. Aga kuidagi ikka saab. Nii et selline väike kokkuvõte sellest mõtteviisist ja toon ka välja, et kui keegi on huvitatud sellest, et kuidas siis ChatGPT abiga kogu seda sihtrühmada uuringut teha, sest et ma olen nüüd viimase 4 aasta jooksul, ma tõesti olen nagu söögi peale, söögi alla rääkinud sellest sihtrühma uuringust, aga üks asi, millest ma olen väga teadlik, on see, et paljude jaoks on see suur samm.
paljude jaoks on see mentaalselt nii suur takistus, et ma pean nüüd otsima inimesed, kes hakkavad mul vastama sellele küsitlusele või intervjuud ja ma ei tea, kust neid leida ja seal on nii palju mentaalseid takistusi, mis on tagasi hoidnud seda nii tähtsat sammu edu juures. Ja see kursus, mida me siis ChatGPT-ga koostöös kokku panin, see tegelikult sündiski sellest, et ma küsisin nende käest, et aga kui nad kuidagi ei saa seda teha, siis kuidas saab? Ja ma jõudsin selle vastuni, et aga tegelikult saab ChatGPT-ga. See ei ole küll, eks ju, see kõige parem versioon on need intervjuud, aga tänapäeval praegusel hetkel ka ChatGPT oskab väga hästi tuua välja vajalikud asjad, et juba see, mis sul on, teha veel paremaks. Ja see on siis kursus, kuhu ma olen täpselt pannud kõik need käsklused, mida küsida, kuidas küsida, et esiteks õppida siis seda ChatGPT-d kasutama selles suunas, aga samas on väga hästi välja toodud siis kogu see protsess sellest, et sihtrühma uuringust me esimesed 3 päeva keskendumegi põhimõtteliselt sihtrühma väga põhjaliku profiili loomisele ja siis viimased 3 päeva, see on 6-päevane, viimased 3 päeva on siis see, et kuidas selle põhjal panna kokku pakkumine ja kuidas saada siis lõpuks on olemas ka siis erinevad turundussõnumid sellele pakkumisele. Et selles suhtes see on väga põhjalik kursus, aga väga teistmoodi, sest et see ei ole väljakutse. See on niimoodi, et mul on salvestatud videod, need on lühikesed videod, kuni 20-minutilised ja suurem osa juhistest ongi see, et sa teed lihtsalt ära need ChatGPT-ga käskluste vestlused. Ja ma olen täiesti kindel, et selle 6 päeva lõpuks on meil väga paljud kohas, kus nad näevad seda, mida nad teevad hoopis teistmoodi. Nad suudavad seda palju paremini näha sihtrühma silmade läbi ja tänu sellele luua ka palju paremini toimuvaid pakkumisi. Nii et see registreerumine on meil siis praegu ka avatud. Väljakutse.ee lehelt leiad selle ja me alustame sellega siis 16. aprillil. Aga sellega mõnusat neljapäeva jätku. Kohtume taaskord juba järgmisel neljapäeval uue teema ja uute ägedate taipamistega. Tšau! Kui sa said sellest osast väärtuslikke taipamisi, siis kindlasti jaga seda podcasti osaga kellegi teisega, sest üheskoos saame aidata rohkematel inspiraatoritel oma teekonnal edukad olla. Ja kindlasti jälgi ka meie podcasti, sest siis saad sa esimeste seast teada, kui meie järgmine osa välja tuleb. Ja juhul, kui sa oled kohas, kus sa tunned, et oleks vaja natukene tuge ja juhendamist, kuidas päriselt luua nii finantsilist tulemust kui ka paremini inspireerida, siis vaata lähemalt meie Inspiraatori teejuhi programmi. Ja Inspiraatori teejuht sisaldab meil üle 50 tunni praktilisi koolitusi, lisaks üle 80 tehnilise abivideo erinevatest programmidest, et sa saaksid üles ehitada süsteemid, mis toetavad sinu ajalist vabadust. Lisaks veel mitmeid juhendeid, kontrollnimekirju, mis aitavad sul erinevad protsessid üles ehitada. Nii et kui see pakub sulle huvi ja sa tahad kiirendada oma eduprotsessi, siis vaata lähemalt sigritsaga.com/inspiraatori _teejuht. Ja kohtume juba järgmises episoodis.